Hei, Siim siin. Täna räägime kümnendmurdude võrdlemisest. Ma loodan, et sul enam-vähem selline võrdlemine, täisarvude võrdlemine on olemas. Võtame nüüd kümnendmurde. Ja ülesanne on selline. Kasutades märki väiksem kui või suurem kui 3 punkti asemel, muuda õigeks laused. Ja esimene on siin meil siin. 3 punkti on meil siin, ehk siis selle asemel peame panema kas väiksemaks kui märgi või suuremaks kui märgi. Ehk siis arvud on siis 504,453 ja 504,483. Need on üsna sarnased arvud, ma siin esimesel pilgul peale vaatasin. Aga ikkagi alustame selle mõttemustri teeme läbi, et mida peaks võrdlema. Siis võrdlemisel peaks võrdlema arvude kohti, ehk siis peaks võrdlema, näiteks siin võtame esimene arvul, see on 500, ehk siis see on sajalised. Ja teisel arvul on ka 500, ehk siis need on ka sajalised, ehk siis need on sama suured. Me peaksime võrdlema neid kohti ja alustame kõige suuremast kohast, ehk siis praegu meil on siin sajalised, võib-olla kui näiteks siin oleks 1 veel ees, siis meil oleks 1 oleks 1000 ja oleks kõige suurem, aga seda meil praegu ei ole, ehk siis tuleks alustada võrra kõige suuremast ja siis minna järjest väiksemaks. Ehk siis, ja võidab see, või siis suuremaks on see, kellel esimene järk, mitte esimene, vaid siis iga järgneva järk esimesena tuleb suurem kui teisel. Nii, ehk siis esimese me tegime ära, siin võrdlesime ära, nüüd kui võtame teist näiteks, siin on nüüd 0, see on 10 on siin on samamoodi 0, siis 4, et nüüd siiamaani peaks sul olema veel kõik selge, et oleme tavalisi arve võrrelnud küll. Nii, aga mis nüüd saab pärast koma? Et kui ma ütlen kohe välja, siis tegelikult ei saagi mitte midagi muud, kui see sama muster jätkub. Et tuleb võrrelda lihtsalt alustada siis kõige suuremast kohast, ehk siis kõige suurem koht on kümnendike koht, ja võrrelda neid. Ehk siis me peame esimesena võrdlema seda arvu ja seda arvu. No ilmselgelt 4 ja 4 on võrdsed, siin ei ole midagi võrrelda, ja siis liigumgi edasi järgmise koha juurde. Nii, ehk siis järgmine on 5. On siin, see on sajandike koht. Ma võin kirjutada, see on 1 sajandik. Nii, ja siin teisel pool on 8. No ilmselgelt on 5 suurem kui 8. Ja kuna see oli siis esimene koht mõlemas arvus, mis siis oli erinev, ehk siis ja oli teisel arvul suurem, siis me peaksime välja kirjutama, et see teine arv on suurem, sest 8 on 5 suurem. Ehk siis nii lihtsalt lähebki. Me isegi ei pea seda, mis seal taga, seda rodu vaatama, et vaatamegi lihtsalt ainult seda, mis esimesena erineb. Et siin võib olla jumala pärast nii mitu 9, kui tahad sellel 5 siin. Pärast 5 võib nii mitu 9 olla, aga ikkagi ta 8 suuremaks ei saa mitte kunagi. Aga siis esimene ongi meil lahendatud, et 504,453 on väiksem kui 504 korda 483. No võtame siis järgmise arvutusega, teeme teisele. Proovi nüüd sina seda ära lahendada kõigepealt. Pane nüüd video pausile korraks mõneks hetkeks ja proovi panna kas siis linnunokk niipidi või linnunokk niipidi. Ja kui sa nüüd tagasi oled, siis ma hakkan seda üksipulka lahendama. Nii, nagu eelmiselgi ma hakkan vaatama kõige suuremat kohta. Võtan esimesel arvul on siin kohaks on üheliste koht ja teisel arvul ka ei ole suuremad kui üheliste koht, ehk siis, ja need mõlemad on 6, ehk siis ma ei saa veel kirjutada seda suurem kui või väiksem kui märki. Aga läheme edasi ja nüüd mis edasi saab? Siin sa võisid teha järgneva vea, mida sa väga agaralt kohe vaatad, et 101 on suurem kui 99. Ja väga agaralt võiks ju panna noka kohe siia selle ühesõnaga suurem kui märgi, et 6,101 on suurem kui 6,99. Aga see iseenesest kehtib, et 101 on suurem kui 99, aga see ei olnud õige viis, kuidas seda teha, sellepärast et matemaatikud, kui tahavad nüüd korrektsed olla, siis nad alati kirjutavad, et mitte siuksed eksimused teha, siis nad panevad siia nulli taha.
sellepärast, et kuna siin on, see on põhimõtteliselt tuhandike koht, see on 101 tuhandikku ja siin on 990 tuhandikku. Või siis ka 99 sajandikku, ehk siis 99 sajandikku. Või siis 990 tuhandikku. Ja sellel teisel pool, siin 101-l on 101 tuhandikku. Siis me peaksime võrdlema seda arvu siin ja seda arvu siin, mis on siis pärast koma. Et kuna need täisarvu kohad olid võrdsed, siis me peaks võrdlema neid arve, mitte 101 ja 99. Et põhimõtteliselt me siin selle võrdlemisest ei ole kasu. Et kasu on see, kui me paneme siia nulli taha ja siis saame võrrelda. Ja nüüd, kui nende puhul me saame kohe väita, et 990 on suurem, 990 tuhandikku on suurem kui 101 tuhandikku. Et põhimõtteliselt me võiksime kirjutada märgi tasapisi niimoodi ära, aga selleks, et see on nüüd üks viis, kuidas seda teha, et sa vaatad nüüd tervet arvu ja siis proovid võrrelda seda, et kumb nendest suurem on. Aga samas võib seda eelnevat meetodit tegema, mis mina siin siis ajasin, oli see, et võtame kogu aeg järgmise koha, võrdleme nüüd järgmist kohta. Ja kui me võrdleme 1 ja 9, siis me juba tegelikult saame teada, et kui kümnendike koha peal, see on nüüd 9 kümnendikku. Ja see on 1 kümnendik. Ehk siis ilmselgelt on 1 kümnendik väiksem kui 9 kümnendikku. Ja me ei peagi vaatama, mis siin tagapool jääb, et see ei ole enam oluline, et me vaatame ainult seda, mis see esimene, mis see kõige suuremal järgul see erinev arv on. Ehk siis meil oli kümnendiku järgul on ilmselgelt 9, ühes suurem me võiksime kirjutada linnunukka niipidi. Vot. Et siin ma tõin nüüd välja 2 meetodit. Üks on see, et sa vaatad järk-järgult lähed allapoole, võrdled arve. Teine meetod on see, et sa pärast koma lihtsalt viid ühele samale kas siis tuhandike või siis sajandike või vastavalt sellele, mis vaja on arvule ja sa võrdled neid. Ehk siis praegusel kohal oli meil see ja see, mida siis tuli võrrelda. Samamoodi oma selguseks võid välja joonistada arvtelje, mis siis võib sulle anda mõned vihjed. Aga ole tubli!